Tere! Oled jõudnud kanalile Eduardi autovideod. Eduard minu nimi ja nagu lubatud, täna tuleb siis juttu meil kahemassilistest tooratastest ja manuaalkäigukastidest. Läksime! Ja alustame kohe manuaalkäigukastidest, sellest vanast heast õigest kastist, nii nagu eluaeg on seda arvatud, aga näe, 21 sajand on kätte jõudnud ja manuaalkäigukaste tänaseks juba läheb sinna gurmee valdkonda. Ja olgem ausad, kui me tänavatel ringi vaatame, kui palju me neid manuaale siis tegelikult näeme. Need on sisuliselt jäänud meil ainult siis 3 autoklassile. Need on loomulikult töömasinad, need on sellised siis ütleme säästumasinad, võimalikult siis eelarvesõbralikud, pigem väiksemad sõiduautod ja on need jäänud pigem ka siis hobiautodele, sest et ja tõepoolest isegi uut Mustang GT 5.0 on võimalik tellida manuaalkäigukastiga, aga me räägime siin puhul muidugi autost, kus on see sõidu emotsioon ja see juhi enese nagu siis selline 100% auto kontrollimise nagu sükene, juba kerge gurmee tuleb mängu. Aga kui me räägime nagu reaalsetest tänavamasinatest, siis on ju see manuaalkäigukast hakanud jääma sinna unustuse hõlma poole, milles iseenesest ei ole nagu ka võib-olla midagi väga halba. Küll aga need on täiesti olemas tänaseks ja loomulikult tõelistel autosõpradel alati on südames väga spetsiaalne soe koht nendele manuaalkastidele ning vaatame korra, mis siis nendega tänaseks toimunud on. Ja kui automaatidest, millest rääkisime eelmine kord, seal võisime välja tuua mitmeid erinevaid tüüpe, kui palju neid kaste on, siis tegelikult on ka manuaalkäigukastidel olemas erinevad tüübid. On olemas manuaalkäigukastid, mis on spetsiaalselt kohandatud võidusõiduks, on siis ka seal olemas teatud automatiseeringud, imelised sidurite lahendused, aga see ei ole väga tänavatehnika. Tänavakäigukastidel, ütleme see pilt, mida sa salongis näed, ega see ei ole ajas eriti muutunud ja ka mehaanika, mis on käigukastis, on pigem läinud efektiivsemaks, moodsamaks, kui et nii väga, et seal oleks midagi radikaalselt täiesti teistsugust sees. On meil endiselt hammasrattabaarid, on meil endiselt sünkronisaatorid, mis on ka robotiseeritud kastides ja topeltsidurkastides ja otselülituskastides peale puhta automaadi. Aga mis on seal nagu trendid, mis on täna nagu näha? Üks lugu on loomulikult see, et meil on käike rohkem kui nii-öelda omal ajal. Jah, ma tean, et ma olen dinosaurus. Siis 5-käiguline käigukast oli sükene nagu Nobel eeskujulik ja 4 oli pigem see tavaline, see odav variant. Et mäletan väga hästi, kuidas veel nooruspõlves, kui mõned sõbrad sigulitega jaurasid, et see 5. kast, see oli see crème de la crème, mida siis taga aeti ja otsiti. Tänaseks on 5-käiguline manuaalkäigukast nagu nii standard, odav asi, kui vähegi olla saab. 6 on nüüd siis saanud selleks kuldstandardiks. Ja loomulikult, kuna kogu autotööstus, kogu maailm, kõik valitsused ja muud tegelased tegelevad selle saaste ja efektiivsuse tagaajamisega, ma ei võta siin seisukohta, on see hea, halb, loll, tark mõte. Lihtsalt räägin üldistest trendidest ja kuna see efektiivsuse tagaajamine käib absoluutselt kõikides valdkondades ja kõikidel rinnetel korraga, siis loomulikult ei ole ka manuaalkäigukastid sellest siis pääsenud. Ja kuidas saab manuaalkäigukasti efektiivsemaks muuta? Seal ei saa ju mingisugust radikaalset uut süsteemi olla. Meil on sisendvõll, meil on väljundvõll, meil on hammasrattad vahel ja sisuliselt ju kogu lugu. Küll aga saab, tegelikult saab. Käigukastis sees, kui sa oled kunagi mõnda käigukasti sisse vaadanud, näeb ta välja umbes selline suur hunnik rauda. Iga kord, kui me peame seda rauda ringi ajama, meil kulub selleks energiat. Loomulikult on leitud siin paremaid materjale, nutikamaid lahendusi ja igasugused õõnesvõllid, kõik siuksed asjad, mis on kasutusele võetud, et kergendada selle käigukasti sisu ja nii edasi ning ka see sama käikude arv, et sul oleks ikkagi võimalikult suur tõenäosus tabada õiget kiirust õige käiguga, et hoida mootorit tema kõige efektiivsemas siis pöörete vahemikus. See kõik
aga omakorda tõstab vajadust selle sama kahemassilise hooratta järgi, mis selle käigukasti elu siis peaks säästma, kuna kasti komponendid enam sisemiselt nii, ütleme otse, tummised ei ole, siis on vaja mingisugust täiendavat kaitsemehhanismi, et see ikkagi kuidagiviisi ellu jääks. Mis on veel nagu tänane trend, mis manuaalkäigukastide ümber toimub, see ei ole mingi vana lahendus ega ka mingi väga uus lahendus, aga kuidagi on jäänud mulje, et järjest rohkem näen seda. Ja see on see, et käigulülitused toimuvad trossiga, ehk siis kangist reaalse käigukastini tehakse lülitus ära trossidega, mitte siis enam mingisuguse normaalse jämeda mehaanilise hoovastikuga. Selline hoovastik nagu näiteks ütleme on tänaseni, on BMW-l, siis ütleme Audi pikimootoriga mudelitel, Mercedestel, aga esiveolistel masinatel ja käsikastiga masinad meil tänaseks tüüpiliselt ju ainult esiviolised ongi, kui me räägime moodsatest masinatest. Ja miks siis kasutatakse neid trosse, mitte ei panda seda hoovastikku ja miks ma seda hoovastikku nagu pigem eelistan, on see, et see hoobadega lahendus on täpsem. Sa vaatad kangile peale, sa tead, mis käik sul sees on, sest et kahjuks on väga palju autosid, just võib-olla sealt hinnakirja odavamast otsast, millel on esimene, kolmas või viies, aga peale vaadates on kang lihtsalt ühtemoodi püsti ja mingit konkreetsust seal ei ole. Aga trossidel on üks hullult hea eelis, mida just tootjad armastavad ja see on see, et sõltumata masina kujust, et kas see on meil nüüd mingisugune, ma ei tea, on see meil pisikene hatchback või on see väike furgoonikene või on see üleüldse sedaan, neil on kõigil erinevad geomeetrilised siis ütleme piirangud, kitsendused või lihtsalt kuju, siis disainid iga kord erinevad hoovastikku on päris problemaatiline ja hoovastiku puhul on vaja väga hästi nagu siis lahendada ka see, et see hoob ja käigukast ise omavahel jäigad püsiks. Trossid aga on odavad, trosse on lihtne paigaldada, trosse saab vedada ka natukene keerulisematest kohtadest läbi kui hoobasid ja siis ongi see, et üks sobib kõigile. Aga ma arvan, et liigume edasi selle video siis staari juurde, peasüüdlase juurde, selle vihaallika juurde, aga enne kui me seda päriselt vihkama hakkame, võtame hetke ja teeme selgeks endale, mis asi see kaksmass on, miks teda vaja on ja kuidas see töötab. Sõna kahemassiline hooratas tuleb täpselt sellest, mida see ratas õigupoolest on. Hooratas on, ütleme siis, vanasti olnud piltlikult öeldes jäme metallketas, mille ülesanne on põhiliselt olnud siis inertsiga mootori tööd siluda ja anda siis mingisugune kandepind, kuidas saab siis siduri abil selle jõu sealt mootorist siis välja võtta juba käigukasti poole. Kahemassiline hooratas, täpselt nagu ta nimigi soovitab, on siis sisuliselt kaks sellist, ütleme hästi lihtsalt metallketast ning nende kahe ketta vahel on siis mingisugune vibratsiooni leevendav mehhanism. On olemast kõige lihtsamad variandid, tavaline lihtsalt 2 vedruga variant, on 10 vedruga variante, on igasuguseid elliptilisi lahendusi, on hüdraulilisi lahendusi, aga mõte on ikkagi üks ja seesama ja see on see, et pakkuda siis vibratsiooni leevendust. Ja mitte seda vibratsiooni ei pea ma tingimata silmas, mida sa võib-olla tunned autoroolis, kui sa paned näiteks käed armatuurpaneelile ja tunned, et mootor põriseb. Jah, ta aitab seal ka veidi, aga tema põhiline eesmärk on siiski leevendada neid vibratsioone, mis siis mootorist lähevad edasi transmissiooni poole, ehk siis käigukasti. Ja ei ole tingimata oluline, on see manuaalkäigukast või automaatkäigukast, sest et enamus automaatkäigukaste kasutab ka seda sama kahemassilist hooratast. Ja mida ma nende vibratsioonide all silmas pean? Need on siis, see on otseses mõttes mootori sammud. Sest et kui aegluubis vaadata, siis väntvõll tegelikult ei käi meil päris lineaarselt täiuslikult ringi. Iga kord, kui jõuab aeg uuel silindril plahvatuse juurde liikuda, ehk siis on kompressioon lõppemas, siis väntvõll aeglustub, kuna on teatud takistus tekkinud talle, et see õhk ja kütus siis sõnuts mõttes kokku pakkida enne ülemist surnud seisu.
ning peale seda, kui see õhkekütus on süttinud, siis üsnagi plahvatusliku kiirendusega antakse jälle väntvõllile hoog sisse. Ning see omakorda tekitab meil sellise siinusgraafiku, kus kord väntvõll kiirendab ja kord väntvõll aeglustab. Seda saad ka siit kõrvalt siis graafiliselt vaadata. Ning need võnkumised sõna otseses mõttes ühel hetkel lihtsalt lammutavad su auto käigukasti laiali. Küsimus, et aga vanasti olid ju ka meil automaadid ja olid manuaalid ja olid ju vanasti ka diislid, mis värisesid niimoodi, et võib-olla isegi algusaegade CD-makid ei tahtnud hästi plaati tühikäigul mängida, aga ometi kastid ja asjad kõik töötasid. Aga nüüd me ajame segamini jällegi selle üldvibratsiooni, mis tuleb meil auto keresse ja unustame ära selle, mis läks meil sinna samma käigukasti, sest et see vana, näiteks Volkswagen Golf 3 1.9 ilma turbota diisel, millel oli võimsust mingisugune metsik 47 kilovatti. See võis väriseda küll niimoodi, et naabrid ei saanud magada, aga füüsilist jõudu, mis sinna käigukasti läks, ei olnud väga palju. Ja tal oli ka hooratas, aga see oli jäme metallketas, et see aitas seda momenti summutada. See muidugi varastas talt igasuguseid muid efektiivsuseid ning lisaks oli see käigukast ka tummise jämeda võlliga ehitatud, et ta sõna otseses mõttes kannatas selle jama välja. Tänaseks on olukord aga teine. Üks asi, mis on oluliselt muutunud, on mootorite võimsus ja ma ei räägi tingimata isegi kilovattidest, kuigi ka need on vaata, et kahekordistunud. See sama Golf 3 oma peaaegu 2-liitrise mootoriga ei tulnud isegi 50 kilovatti välja. Täna 2-liitrine 4-silindrine diisel alla 100 kilovatti on pigem haruldus. Ja sama lugu on juhtunud ka väändemomendiga, sest et kui ma näiteks meenutan vanad head nukapurustajad, vanad head 2,5 V6 TDI, kõik teavad teda erinevate sõnadega meenutada, minule meeldib öelda nukapurustaja, mõni ütleb Hitleri kättemaks, maitse asi. Käsikastiga versioonide puhul oli seal ka kahemassiline hooratas ja see oli sisuliselt ainuke asi, mis sellel mootoril katki ei läinud ega tilkuma ei hakanud ega mingit muud kolmandat väga põnevat sündmust temaga juhtunud. Kusjuures olen omanud nukapurustajat, ainult 2 korda jäin tee äärde ja kumbki kord ei olnud süüdi selles ei kõrgsurvepump ega hammasrihm ega nukkvõll ega turbo ega mootori juhtblokk. Ise olin süüdi. Ühe korra, teist korda oli süüdi kütuse seier, sest et C5 A6 Audi peal ma siis veel ei teadnud, et need seirid ei kipu päris põhjani alla kukkuma. Aga seal oli siis see kahemassiline ratas, aga kui me vaatame selle mootori siis võimsusnäitaja, et tal oli 310 Newtonmeetrit väänet, aga see 310 toodeti 6 silindri peale, ehk siis nende samade nii-öelda, ütleme toorelt, paukude vahe nagu kraadides, kui me vaatame väntvõlli pöörlemist, oli jaotatud natukene sujuvamalt ja see litakas ei olnud ka niivõrd tummine. Täna me leiame 2-liitriseid diiselmootorid, millel on väändemomenti juba 500 Newtonit ja on ka kangemaid, aga ütleme, 400 on suhteliselt tavaline. Ja seda kõigest 2-liitrisest mootorist, millel on ainult 4 silindrit. Et meil on vaja kuidagi seda momenti siluda. Ja jällegi neid ka erinevaid tüüpe on väga palju, kuidas siis seda vibratsiooni leevendatakse, missugused loogikad on 1-astmelised, 2-astmelised, on väga palju põnevaid tehnoloogiaid, mis ei ole veel valmis saanud, on elektromagneetilised hoorattad ZF-il juba plaanis, on hüdraulilised, maailm läheb siinkohal hulluks, tehnoloogia areneb ja tegelikult on see kõik väga-väga põnev. Aga nii palju sellest, miks neid vaja on. Vaatame, kuidas nad töötavad. Kui ma sulle juba seletasin, siis sammuvad meil tänased mootorid, mitte ei käi siis lineaarselt perfektselt ringi ning iga kord, kui selles lineaarsuses tekib siis kas kiirendus või viivitus, siis need samad 2 massi, mis ma siin kätega vehin, vaata sealt, need samad 2 massi sõna otseses mõttes siluvad selle momendi välja, et kui algselt, ütleme siis ilma selle 2 massi süsteemita oleks käigukast saanud oma jõu kätte sellises metsikus sinusoidis,
siis on võimalik see välja siluda ikkagi selliseks. Ja kindlasti on märganud inimesed efekti, kes on oma kahemassilise hooratta lasknud välja vahetada ühemassilise vastu, mis mõningatel puhkudel on võimalik, selliseid komplekte müüakse, siis ütlen ausalt, ei soovita. On autosid, mille puhul see isegi täitsa enam-vähem toimib, aga päriselt ei soovita. Kui su auto kahemassiline hooratas üleüldse ei kesta, siis on probleem mujal, aga sellest juba mõne minuti pärast. Just. Ja nagu sa näed, siis just selle kahe sama neetud massiga, siis inerts, vedrud, pendlid on erinevad lahendused. Nende ülesanne on siis hoida sisendi ja väljundi vahel see jõud võimalikult sujuv, võimalikult lineaarne ja see annab ka üleüldiselt väga palju meeldivama sõidukogemuse, sest et ka kui käigukasti sisse enam nii palju neid vibratsioone ei tule, siis ka kogu ülejäänud veoskeem käitub palju rahulikumalt ja autos on üleüldse meeldivam olla. Ei ole seal nii palju sellist, ütleme, mäkke sõidu hetkel, kui mootoril veidi raske hakkab, et ei hakka sul armatuur põrisema ja värisema ja kõik nagisema, vaid auto sõidab üsna viisakalt ja väärikalt. Et su masina kahemassiline hooratas kestaks võimalikult kaua, siis tegelikult on mu järgmine soovitus või soovitused kogu eelneva video kokkuvõte. Üks lugu on loomulikult see, et kasuta seda autot mõistlikult, kui me räägime mingisugusest 2-liitrisest diislist, mis tõepoolest võib olla üsnagi meeldiva dünaamikaga, aga tuleb aru saada, et tegelikult ei ole tegemist sportautoga. Samamoodi ei ole selle masina näol tegemist ka väike traktoriga, kuigi ta jõunäitajad oleks teatud olukordades enam kui piisavad. Ehk siis sõidustiil on üks lugu. Teine võib-olla, mida ma ise isiklikult teen ja julgen ka soovitada, on see, et väldi asjatuid käivitusi ja seiskamisi. No, kui sa sõidad oma postkasti äärde ja sul on vaja lihtsalt kiriposti visata või teha luuk lahti ja vaadata, kas on uut kirja, võib-olla ei pea alati selle 5 sekundi pärast mootorit seiskama. See kütusesääst siin kohal võib-olla on isegi reaalne, aga jällegi kahemassilisel hoorattal on 2 eluea piirangut. Üks on käivituskordade arv, teine on käiguvahetuste arv. Vähemasti käivituskordasid on võimalik natukenegi optimeerida. Loomulikult on sõidustiili küsimus. Ma ei räägi selle sõidustiili all seda, et me peaksime sõitma kõik minimaalselt madalate pööretega, see pigem tõstab vibratsioone juurde, aga ma pidasin pigem silmas seda, et meil ei ole süüke täisgaasiga laksti sidur lahti sõite ja me ei vea ka selle autoga 2,5 tonni kaaluvat käru mäest ülesse, mis sest, et see automootor seda tegelikult jaksab. Ja kannatab tegelikult see hooratas ka selle paar korda välja, aga igapäevaselt kindlasti ei soovita. Ja veel üks moment, tegelikult 2, on loomulikult auto elektrisüsteem. Starter peab olema korras, aku peab olema korras ja kõige kallim neist on kütusetehnika. Kas see peab olema ideaalses korras, sest et jällegi garantiipraktikas on nii palju neid näiteid, kus vahetatakse hooratas välja, ütleme, et ta on kulunud, erilist pikemat analüüsi sinna ei järgne, vaadatakse masina nagu nii-öelda vanusele ka otsa, loomulik värk, ikkagi nagu Ott ju ütles, kuluosa. Pannakse uus külge, aga läheb mööda 25 000 kilomeetrit ja see ratas on jälle tüma ning sõidustiil tegelikult ei olegi olnud eriti halb. Siis on tõenäoliselt meil probleem ikkagi pihustites. Aga jaa, selline see lugu on. Ma loodan, et sa õppisid midagi uut minuga koos. Minul oli igatahes väga tore seda videot sinuga teha. Aitäh sulle kõikide nende ägedate kommentaaride asjade eest ja loomulikult jaga mõtteid, millise teema võiks järgmiseks luubi alla võtta. Seniks kuniks aga Eduard minu nimi ja mina tänan.